probleem on see, et meil on palju erinevaid vaimseid häireid ja me ei tea, kuidas neid ravida. Seetõttu on tõesti eelmisel sajandil väga palju erinevaid meetodeid välja töötatud, kuidas proovida midagi paremaks teha. Nende seas on väga eksperimentaalseid meetodeid ja on ka siis selliseid, mis on natukene võib-olla tunduvad mõistlikumad, näiteks ka valgus- ja heliteraapia. Neid on tõesti proovitud, katsetatud. Tänaseks võime öelda, et ei ole väga tugev mõju neil olnud ja nad ei ole tavapärases praktikas. Siin-seal neid kasutatakse, aga nad ei ole selline leviv praktika. Probleem siis ajus, kui sul on mingi vaimne häire, on see, et näiteks kui me ette kujutada, et mingisugused teatud mustrid domineerivad seal. Kui on depressioon näiteks, see võib olla sellised mõttemustrid, et kõik on halvasti, mina ise olen väga vilets. Et sul teatud mustrid domineerivad. Ja siis me otsime tehnoloogiaid või viise, kuidas inimesi sealt välja lükata sellest mustrist. Ja? Kuidas tekitada ajus teistmoodi mustrid. Ja näiteks võib ju öelda siis, et võib-olla seni need valgus- ja heliteraapiad, mida on kasutatud, nad lihtsalt ei ole piisavalt tugevad. Neil ei ole piisavalt jõudu, eks? Ja et seega, kui teha midagi teistmoodi, proovida uut moodi, siis võib see olla võimalik. Neurovisor on üks näide sellest, kuidas siis uudne tehnoloogia võtab selle vana idee ja üritab seda palju tugevamini teha. Eks? Ja just, et kui need vanad ideed ei ole suutnud lahti lõhkuda neid mustreid, mis on inimese ajus, siis Neurovisoril, kuna ta on tugevam, ta on ka suurema potentsiaaliga, et ta võiks seda saavutada vähemalt, eks. Aga teaduslikult peab ütlema, et neid asju peab testima, et kui teda proovida, siis ta jätab sellise mulje, et seal on potentsiaali, aga kui me tahame öelda, et kas tast tõesti kasu on, esiteks me peame tegema katseid, kus meil on inimesed, kellel on näiteks depressioon, ärevus, unehäired ja siis vaatame, kas Neurovisor mõjub või ei mõju. Tänaseks päevaks neid katseid veel ei ole. Meie olukord praegu on, kus meil on palju vaimseid häireid ja meil on väga viletsad ravivõimalused. Ravimid vaimsete häirete puhul ei ole alati optimaalsed. Need teraapiad, mis meil on, ei ole ka alati optimaalsed. Seega kahtlemata ka psühhiaatrid nõustuvad, et meil on vaja proovida ja otsida uusi viise selleks. Ja siinkohal siis uut tüüpi tehnoloogia, nagu näiteks Neurovisor, on teatud potentsiaaliga. Eks? Tänasel päeval me veel ei tea, kas ta tõesti aitab inimesi, aga tal on potentsiaal, mida tasub uurida. Ja samamoodi ka ma ise uurin teatud tüüpi selliseid tehnoloogiaid, kus me virtuaalreaalsuse abil loome teistmoodi teadvusseisundeid ja ka uurime siis, et kas see tegelikult aitab näiteks inimesi, kellel on depressioon või sõltuvushäire. Neurovisori proovijate hulgas kindlasti võiks olla neid inimesi, kes on üldiselt avatud erinevatele kogemustele. Me teame, et osa inimesi on need, kes on pigem konservatiivsed kogemuste suhtes ja teised on need, kes on pigem avatud. See on ka üks viis, kuidas isiksust nagu kategoriseeritakse. Ja laiemalt tahaks võib-olla öelda, et mingil hetkel, et saab soovitada teatud häiretega inimestele, aga tänasel päeval teadlasena ma ei saa öelda nii, et kui teil on näiteks depressioon või nii, siis kindlasti proovige. Sest me ei tea tegelikult neid mõjusid ei ole kaardistatud teadusuuringutes. Neid tuleb teha, eks. Kui me räägime puhtalt teoreetiliselt, siis see üldine viis, kuidas mõelda sellest, on see, et ongi, et need häired, mis on seotud sellega, et on mingisugused kindlad mõttemustrid. See võib olla depressioon, see võib olla mõni teine meeleoluhäire, see võib olla ka sõltuvus.
kus aju nii-öelda see aktiivsusmustrite repertuaar on kahanenud tänu sellele häirele. Need on kohad ja valdkonnad, kus tasub proovida, et mis on Neurovisori mõju. Ja? Ma ei ütle, et nüüd üksik inimene, kellel on depressioon, peaks proovima, aga ma ütlen, et laiemalt, et need on need kohad, kus peaks uurima seda mõju, sest et potentsiaalselt võib olla seal see, et on võimalik selliste vahendite abil inimesi nendest mõttemustritest välja aidata, välja lükata nende tehnoloogiate abil. Otse loomulikult me tahame ju jõuda sinna, et ühel hetkel, mõne aasta pärast, me teame, oleme katseliselt näidanud, et Neurovisor näiteks toetab depressioonist lahti saamist, muude meeleoluhäirete korral. Praegu, tänasel päeval me ei ole seal, aga kui see on see, kuhu me tahame jõuda, siis peab seda vastavat tööd tegema ja sinna on võimalik jõuda. Aga sellise teadmiseni saame jõuda ainult siis, kui me teeme neid katseid, kui me teeme neid uuringuid. Aju on keerukas. See, et mis ühes või ajus natukene teistmoodi on ja natukene nii-öelda võib-olla parandamist vajaks, on erinev. Ja ka see, et mis ühele või teisele ajule mõjub, on erinev. Seega teadlasena mina ei saa öelda, et nüüd kindlasti, kui teil on ATH näiteks, proovige Neurovisorit. Ma saan öelda, et kui teil on see võimalus, siis te võite seda proovida, aga praegusel hetkel me ei saa öelda, et see on mingi võluvits, mis kõiki asju ravib. Osadele inimestele, osade olukordade puhul ta sobib. Teistele inimestele ta ei pruugi sobida. Jah, et selleks, et inimene pääseks nendest kammitsatest, mis tal on vaja seda soovi, aga otse loomulikult saab siis erinevatel viisidel seda ka toetada. Ja on osa viise, mille kohta on rohkem tõendusmaterjale, kus me teame, et need tõepoolest osasid inimesi aitavad, ja on teisi viise, mille kohta meil see tõendusmaterjali veel nii palju pole, aga kus meil on vaja seda koguda. Sest jällegi vaimsed häired on keerukad, me ei tea nendest piisavalt, meil on vaja uusi tehnoloogiaid ja uusi mõtteid, mida katsetada. Osad neist töötavad, osad mitte. Neurovisori puhul me praegu veel täpselt ei tea, aga on palju potentsiaali. No, üks väga tähtis asi on rutiin. Et kui ma olen kehva magama ja siis vahel ma lähen voodisse kell 12:30, vahel lähen 12:30, vahel 3:30, väga raske nagu aju lakkama saada. Et tegelikult, kui on vähegi unemuresid, siis esimene asi peaks olema, et on umbes rutiin. Mingi kellaaja kandis ma lähen alati magama. Teine asi ja teine osa rutiinist on see, et enne und ma ei tee mitte tööasju. Ma ei loe mingeid uudiseid, mingeid sõjauudiseid näiteks, vaid ma loen raamatut. Hea on isegi, kui see raamat on natuke keerukas või igav. Aga võib-olla ka teistmoodi rutiin, näiteks muusikat kuulata või käia veel õhtul sooja duši all. Ja siis kolmas asi on see, et peab mõtlema, et mis meid segab une ajal, eks. Tihtipeale on see, et on mingi linnamüra, kära. Selle vastu on näiteks on ju võimalik kasutada kõrvatroppe. Kui partner voodis segab, siis tasub mõelda laiemale voodile või vajadusel isegi eraldi vooditele, sest uni on tähtis, ta on püha asi, mis aitab meil paremini elus hakkama saada. Esimene asi on see, et tasub magada. Ja? Uni on tõesti üks nendest võluvitsadest, mida me teame, millel on tohutult hea mõju kõikidele meile kehas toimuvatele protsessidele. Teine asi, millest inimene on teadlik, on see, et tasub liikuda iga päev. Kolmas asi on see, et iga päev tasub ka natukene logeleda. See tähendab, et lihtsalt olla, mitte midagi teha, mitte olla telefonis või arvuti taga, lihtsalt olla, vaadata pilvi, see võib olla ka jalutamine, mis läheb kokku eelmise punktiga, eks. Ja
võib-olla viimane asi, mida soovitaks, on see, et me vajame oma elus teatud selliseid teistmoodi huvitavaid kogemusi. See võib olla kontsert, kus me ei ole käinud varem, teatrietendus, see võib olla, et vahel lähme vaatame kinos mõnda filmi, aga see on ka siis koht, kus tehnoloogiad nagu Neurovisor saavad midagi lisada, et on uutmoodi, teistmoodi kogemus.